Tere teile! Mina olen Merle Vaha, Tupperware Eesti esitleja ja kutsun teid täna vaatama Tupperware väga vahvaid tooteid, Joyst mahlapressi ja Extra Chefi. Pluss veel väga super toodet, mis on sellel kuul eripakkumises, on toidupress. Ja nendega on suurepärane võimalus valmistada erinevad mehud, mahlad ja smuutid. Mida armastate teie? Mina armastan kõike neid kolme. Ja sellepärast on tegelikult super, et just nüüd juulikuus on Tupperware andnud meile suurepärase võimaluse neid tooteid soetada endale erihinnaga. Nii et võtke julgelt ühendust, kui tänasest esitusest midagi teile silma jääb, kas enda esitlejaga või kirjutage mulle, Merle Vaha. Kõigepealt räägin Joyst mahlapressist. Joyst mahlapress koosneb anumast, mille peal on möödud, millega on suurepärane võimalus vaadata, kui palju mahla me saame ja kasutada ka muul ajal teda kannuga, sest siin on ka tila. Samuti koosneb ta sõelast, mida on väga hea kasutada küll ühtepidi tsitruseliste pressimiseks või teistpidi pehmete viljade pressimiseks. Praegu on niivõrd mahlased arbuusid, tomat on kohe tulemas teil koduaias, erinevad kõikvõimalikud ploomid ja loomulikult ka sõstrad, sest teate, sügavkülmad on teil kindlasti täis marju ja praegu on ka väga hea pakkumine sügavkülmakarpidele, erinevad suurused. Ka need on meie kodulehel ilusti näha, siis tehke oma sügavkülmad tühjemaks ja kasutage mahlapressi, et teha värskeid mahlasid. Värske mahl on just selline hommikune ergutus, toniseeriv ja tõstab teie toonust. Klaas mahla iga päev teile sobivatest viljadest on kindlasti väga mõnus. Meie täna kasutame siis sedasama tsitrusepressi ühtepidi ja siin on nüüd teine suurepärane toode, on Tupperware Vent Smart, kus on ees näha, ma loodan, et on ilusti kaameras näha, kõik märgid, milliseid köögivilju, puuvilju on siin karbis suurepärane hoida ja just suuremahulised. Te ostate pool arbuusi, veerandi sööte ära, osa panete siia. Siin on mul praegu koos apelsinid, sidrunid, kurki, suvikõrvitsat. Kui teil on redised, kui teil on erinevad muud viljad, siis väga hea on neid hoida nendes karpides, sest siin on just nimelt märgid peal, milliseid tingimusi mingi köögivili vajab ja kaane peal on siis regulaator, millest te määrate ära, millisele tingimused teie vastavale köögiviljale annate. Apelsin. Tavapäraselt meeldib mulle apelsini enne pressides ka riivida koor ära. Ja selleks on hea kasutada just nimelt seda riivi. Aga aja kokkuhoiu mõttes ma praegu panen siis paika pressi. Ja nüüd sellesama apelsini lihtsalt vajutan siin peal ja läheb lõpuni välja. Ise tehtud apelsinimahl on niivõrd hea vitamiinirikas ja eriti kui me oleme siin viiruste küüsis, tehke sidrunist ise joogid, pange juurde ingverit, mett ja sidrunit ja õunaäädikat, õunasiidriäädikat olen teile ka ennem juba näidanud, et ka nendega on väga head joogid. Nii, ja tõesti käsipressiga ei jää siia mahla üldse. Meil on hästi palju elektrilisi presse, aga Joyst mahlapress, näete poolest, apelsini poolest tuli juba nii palju kiud jäävad siia peale ja neid kasutan mina muffinite sees. Ja muuseas see koor, kui ta on enne korralikult pestud, on väga hea panna ahju vormi, pange siia taigen sisse ja tehke tassi muffinid. Oleme neid ka eelnevalt teinud, nii et kindlasti väga tore küpsetada selliseid apelsinimaitselisi erinevaid muffineid. Nii, apelsinimahl on valmis. Tahan, lisan sidrunit. Tahan, lisan kreipi, erinevaid vilju, mis meeldib. Apelsin muuseas sobib väga hästi kokku ananassiga. Apelsin on väga hea koos näiteks arbuus ja sidrun on väga hea ja laimiga juurde. Nii, siin on mul siis tehtud praegu apelsinimahl, mis on tõesti väga hea vitamiinirikkal. Ja nüüd võtame joogi Tupperware jääkuubiku vormis. Teen ma valmis jääkuubikud, et oleks hea võtta. Ja nüüd ei ole muud kui hopp, vajutan. Siin on muuseas rabarberi maitselised jääkuubikud. Näete, nad on roosad.
see tähendab seda, et kui mul jääb apelsinimahla üle või sidrunimahla, siis ma kasutan alati jääkuubiku vorme, millel on all silikonnupud. Ja nüüd, kui ma tahan maitselist jooki teha, siis mul on võtta suvine värskus kohe sügavkülmast. Joome osa apelsinimahla ära, osa jääb järgi, külmutage ja pange pärast erinevatesse karpidesse, tehke siin valmis jääkuubikud ja pärast tõstke üle suurematesse, mis on ka praegu eripakkumises. Ja teie jääkuubiku vorm on valmis järgmiseks joogiks. Nii, apelsinimahl valmis. Võtan järgmise, et praegu aega säästa ei hakka pesema. Mis on ka kindlasti väga oluline, et ka teistpidi saab teda kasutada. Siin on nüüd jook olemas. Kui tahan teda kaasa võtta kuskile, panen sambapokaalist kaane peale, kõrre sisse ja palun väga hea kasutada. Väga suur toitaine väärtusega ja väga kasulik on granaatõunaseemned. Te kasutate neid salatite jaoks, te kasutate neid kindlasti ka lihtsalt söömiseks, aga teate, kui lihtne on selle sama juiced mahlapressiga teha granaatõunamahla. Jällegi hoian neid Bensmart karbis, lisan siia. See on nüüd 800 milliliitrine. Neid ei ole kunagi liiga palju, sellepärast, et meil on erinevad kogused, siin on juba puhastatud ja kui nad on läbipaistvas karbis, külmikus, märgid peal ja siis ka süüakse neid. Nüüd kasutame nuia, millel muuseas on ka, kui tupperwaretoode on 2 värviga, käib gaas lahti. Siia saate panna kuiva riisi, siia saate panna näiteks jääd, et oleks külmem ja pressime ka siit granaatõuna seemnetest välja mahla. Kestad, mis on ka kiudaine rikkad, võite te kasutada pärast täpselt samamoodi, tehes erinevaid põnevaid asju ja palun väga. Tegelikult, kas te teate, et ühes granaatõunas on ligikaudu, korra vaatan üle, 600 seemet ja palun väga, granaatõunamahl valmis. Granaatõunamahla soovitan ka tõesti iga päev tarbida, sest ta on niivõrd toitainerikas ja vitamiinirikas. Immuunsust tõstab, eriti kui te olete haiged olnud, kurgule on väga hea. Ja palun väga, kõvad seemned on ainult siin. Kui nendest nüüd teha õli, siis see on nahale väga hea. Granaatõuna kindlasti tarbige ka suvisel ajal, kuigi meil on palju enda vitamiine, aga tõesti näete, ta läheb täiesti alla. Ja vaid paarist lusikatäiest granaatõuna seemnetest tuli selline mahl. Palun väga. Nii, Bensmart siis ka praegu sellel kuul eripakkumises. Väga hea hinnaga. Nii, tõstame natuke eemale, teeme ruumi. Aga kui ma tahan teha hoopis smuutit, kui ma ei taha teha mahla, siis on suurepärane abine meie ekstra šef, millest ma ka rääkisin eelmine kord, kui ma tegin lillkapsasalatit. Kordame üle. Selle kuu pakkumises kaasas vispel, kaasas tera, mis on väga hea teravusega. All on nupp, mis on oluline, et pannakse täpselt nupu peale. Kui te täidate, hoiate käe peal, lisate, mida te tahate siin valmistada. Tahame smuutit teha. Panen siia sisse näiteks sügavkülmast võetud, kui banaan on läinud selline, ütleme viimase päeva banaan, just kohe läbi minemas, siis tegelikkuses saab ideaalselt külmutades banaanist veel magusama banaanijäätise, banaanismuuti, mida just soovite. Nii, ja tõesti neid karpe, sügavkülma karpe ei ole kunagi liiga palju. Lisatud banaan. Mis ma veel leidsin külmikust? Ahah, need on sõstrad, neid kasutame teiseks otstarbeks. Mis ma veel leidsin? Leidsin mustikaid. Mustikad, palun väga. Väga mõnus, teeme sellise kerge smuuti. Panen mustikad sisse. Siis võtan maasikad, sest praegu on maasikate aeg. Maasikate jaoks on mul oma suurus. Ja tõesti, need on eelmisel nädalal korjatud maasikad. Palun väga. Oma koduaia maasikad praegu vitamiinirikkalt tuleb süüa nii palju kui võimalik. Et kasutage ära, kui ei jaksa enam ära süüa seda smuutit, mis te teete, pange sügavkülma jäätise karpidesse ja võtate talvel jäätisena. Nii, mul on nüüd tera paigas, mul on siin pandud maasikad, mul on mustikad, mul on pandud banaani. Väga ideaalselt võib siia panna rabarberi jääkuubikuid ja nüüd on oluline jälgida, et kaan on kinni. See gaas käib lahti, mäletate, rääkisin teile, et siia tuleb panna lusikas vahele, et saab
puhastada ja mis on veel väga oluline, kui te saate uue Extra Chefi, siis siin anuma sees on eraldi tihend. Seda tuleb kindlasti jälgida ja tihend käib karbile all, et ta ei libiseks. Ja nüüd ei ole muud, kui hakime. Kõik omavahel läbi. Kui tahame, paneme vett, kui tahame, paneme jogurtit ja kiirelt saab valmis smoothie. Kui teeme hoopis taignad või kreemid, sellesama, see on 1,3 liitrit, väga mõnusa suurusega. Alati tõmbame sirgelt, mis on hästi oluline, sirgelt, et ei sooni sisse ja nii kestavad teie tööriistad väga kaua. Pispel on vahustamiseks, kui te tahate teha erinevad pannkoogitaignad ja sellised. Ja kaasas on ka lehter, et te saaksite näiteks lisada jogurtikoogile sulatatud želatiini, majoneesile õli. Ja palun väga, näitan teile. Meie smoothie on valmis. Lisame siia nüüd näiteks maitsestamata jogurtit, lisame siia vett, mida me just tahame. Rabarber ja banaan muuseas smoothie'na ideaalne. Jälle jääkuubikud peale ja tõstame eemale. Extra Chef täpselt samamoodi sel kuul eripakkumises. Ja mis ma tahan kindlasti näidata veel, kui ma mahlapressist rääkisin, siis mahlapressi purustajaks, Joyst mahlapressi purustajaks, pesemiseks on ideaalne meie pudeljari, millega on väga hea kõik seemned vahelt ära võtta. Lisaks peseb ta kannud, termosed, vaasid, kõik ideaalselt ära. Ja väga hea toode, mis ka tõesti on üle minu 8-aastase staaži jooksul ei ole teda kordagi müügis olnud, on toidupress. Toidupress on siis selline toode, mis koosneb sellisest väga heast sõelast. Kokku ja lahti käib ta siis nii. Peal on kaan. Võtame kaane ära. Siin on lüliti. Nii, lüliti. Vajutan. Nii, vajutan ja tuleb lahti. Kohe. Palun väga. Peal on ajam ja sõel on põhjas. Nii. Ja väga hea on nüüd panna ta peale. Teil on kohe tulemas erinevad marjad. Ta pannakse asendisse, nüüd tõstetakse lukusti paika, peab tegema klõpsu, tegi ja kaan peale, lihtsalt klõpsuga korras. Ja nüüd ei ole muud, kui paneme siia sõstrad sisse. Sõstrade aeg on kohe käes, karusmarjad. Need on muuseas sügavkülmast võetud sõstrad, et veel ära kasutada. Ja nüüd ei ole mitte midagi muud, kui leida sobivanu. Näiteks selleks sobib meie ümmargune kuubik, ta on küll natuke kõrge praegu siin näitamiseks ja muud kui töötame. Lihtsalt laseme edasi, tagasi ja kestab, seemned jäävad kõik siia peale. Edasi, tagasi. Kui te tahate teha tikrimehu, kui te tahate teha õunamehu, kui te tahate teha erinevatest seemne ja kestadega viljadest, siis see on suurepärane abiline. Kõik läheb peenelt läbi. Näitan teile alt ka. Ja palun väga. Sõstramehu tuleb ideaalselt sinna ära. Ma loodan, et te näete. Sõstramehu. Ja sellest on ideaalne teha tarretist. Kui teete õuntest, saate teha õuna sefiiri. Saate teha magustoidud. Tõesti edasi ja tagasi. Ja need kestad, mis siit pärast tulevad, saate kasutada jällegi smoothiide sees erinevate viljade jaoks. Samamoodi võite teha beebitoidud siin. Tõesti väga lihtsalt tuleb hea mõnus mehu. Ka see toidupress on selle kui eripakkumises mõeldus just nimelt sellele, et kohe-kohe tulevad põldmarjad. Kohe-kohe tulevad tikrid, vaarikad ja paljud ei taha neid seemneid nagu üldsegi endale manustada, siis otseselt, siis palun väga, täiesti mõnus mehu. Sellised tooted sellel nädalal ja sellel kuul eripakkumises ja tahan teile kindlasti näidata, et need imeilusad segamiskausid on võimalik kingituseks saada, olenevalt tellimuse suurusest ja need 2 õlinõud on sellel nädalal ka kingituseks. Võtke julgelt ühenduseks, tehke tervislikke mahlasid ja olge terved. Tupperware igasse koju, mina olen Merle Vaha, Tupperware Eesti esitleja. Olge terved!